Selle aasta 1. märtsil tegi Marilyn Kerro video, mille üheks teemaks oli Estonia katastroof. Ma ise ei ole küll selgelt nägija, aga ma tean kindlalt, et hoolimata sellest, mida uued uuringud avastavad, on Marilyn Kerrol selles videos õigus. Vaatame, kuidas ma seda tean. Selle video tegemise hetkel oli Estonia uppumise kohta 4 levinumat teooriat ja vandenõud. Ametlik versioon, et ehitati sittlaev, mis eestlastele pähe määriti. Ja vandenõud, et laeval oli pomm, et laeva tabas allveelaev või et toimus mingi muu sabotaaž ja visiir avati sõidu ajal. Veidral põhjusel Marilyn Kerro ei ütle kordagi konkreetselt, milline teooria paika peab. Kuid võttes arvesse, et ta räägib üle 15 minuti sel teemal, kui kerida kaardilugemised ja mõttepausis 8 minutit, peaks meil olema piisavalt informatsiooni, et aru saada, milline on tõde. Aga alustame siis, Marilyn. Kas see laev lasti meelega põhja? Ta siis uppus läbi õnnetuse või oli seal midagi muud taga? Kas see oli õnnetus või mitte? Kas Estonia hukk oli õnnetus või oli kellegi käsi seal taga? Mina ei näe ühtki kaarti, mis viitaks õnnetusele. Seega Kerro küsis 3 küsimust millegi pärast. Esiteks, kas see oli õnnetus või mitte. Teiseks, kas see oli õnnetus või oli see midagi muud. Ja kolmandaks, kas see oli õnnetus või oli keegi selle taga. Ja kõigi 3 küsimuse konkreetne vastus oli, et see kindlasti polnud õnnetus. Kuid mis see oli, sellele küsimusele veel ei ole vastatud. See võib-olla oli lohakus, see võis olla pahatahtlik uputamine tõesti, see võis olla laiskus, seega kõik teooriad on veel laual. Aga vaatame edasi, äkki ta veel vastab. Ennast halba olukorra panemisele. Ehk siis õnnetusest siin ei ole juttu, aga huvitav aspekt on see, et see pidigi välismaal juhtuma. Need inimesed, kes on selle taga, neil oli justkui valik, millise laeva nad ette võtavad. Ja see, et valikuks jäi just Estonia, oli tegelikult väga juhuslik. Valikute kaart on ja välismaa kaart. Ehk siis välismaal pidis juhtuma nagunii, aga laeva valik oli juhuslik. Nii et siin mina kokku öelda, et mina siin õnnetust ei näe. Vaid pigem oli see kellegi teise käsi oli, ütleme nii, mängus. No nüüd me juba jõudsime kuhugi. Seda tehti meelega, keegi valis laeva, mida põhja lasta, ja see oli keegi välismaalane. See tähendab seda, et ametlik versioon on nüüd out, see ei kõlba kuhugi. Kuid samuti on ka kõikide ülejäänud vandenõude motiivid. Vandenõu järgi oli kogu selle asja taga soov peatada relvatransporti Rootsi. Estonial olid relvad ja nende jõudme Rootsi tuli peatada. See valik ei olnud juhuslik. Kuid vähemalt on hea teada, et Eesti riik seda taga polnud. Igatahes ta küsib täpsemaid küsimusi natukese aja pärast, seega vaatame, mis need küsimused ja vastused on. Küsimegi sellise küsimuse, mis siis juhtus, et Estonia uppus. No kaartide põhjal ma võiksin öelda, et keegi kõrvalised ei tahtnud, et see laev sadamasse jõuaks oma sihtkohta. Ja tehti kõik, mis võimalik, et ta ka sinna ei jõuaks. Oota. Seega see oli ikka plaanitud ja valitud. Okei, kõik vandenõud on veel laual ja kõik motiivid veel kehtivad. Jätkame. Mina ütleks selle peale justkui sisse tungiti laeva sisse. Võib-olla sihukest versiooni pole keegi rääkinud, minu jaoks ei ole see versioon, minu jaoks on see, mida ma loen. Algul keegi kõrvaline tungis laeva sisse, aga kui saati aru, et mitte midagi ei ole võimalik teha, siis käis suur kokkupõrge. Okei, see jutt ei klapi mitte ühegi reaalsusega. Mitte ükski ellujääja ei näinud ennem õnnetust helikopterit või sõjalaevu Estonia peal tiirlemas. Seega ilmselgelt ei räägi meile Kerro
täpselt sellest, mis juhtus, vaid ta räägib kas meile metafooridest või mingisugustest visuaalidest, mida ta näeb läbi oma kaartide. Me peame sõnade definitsioone natuke laiendama ja asukohti samuti. Sissetung võib tõesti tähendada inimesi, kui see võib ka tähendada vee sissetungi, ala läbi visiiri mingit leket, see võib tähendada raadiosignaali sissetungi või mingisugust käsku. See sissetung võis toimuda ka katastroofi alguses või ennem seda sadamas. Me peame laiendama kõiki teisi definitsioone samuti. Kokkupõrge võib tõesti tähendada allveelaeva kokkupõrget, kuid see võib ka tähendada plahvatust või autotekil lahtiste autode vajumist või mingit võitlust autotekil või visiiri juures. Vaatame, äkki läheb jutt natukese täpsemaks edasi minnes. Seal olid mingid teised inimesed laevas enne seda kokkupõrget. Midagi nad uurisid ja vaatasid seal, aga kuna ei olnud võimalik mitte midagi teha, siis korraldati see asi teistmoodi. Olgu eriti aidanud. Need inimesed võisid olla meil siis kas sadamas või vahetult enne avariid laevas. Need võisid olla KGB agendid, kes nägid relvi ja ei saanud neid laevalt ära viia, otsuseid, et läheb käiku plaan B. Need võisid olla laeva insenerid, kes nägid, et laev see sõit üle ei ela ja otsustasid, et oma ettevõtte maine päästmiseks ja trahvide mitte maksmiseks on kasulik laev uputada. Need võisid olla ka sabotöörid, kes panid pommi või lõhkusid visiiri lukustusmehhanismi. Endiselt on kõik teooriad laual, kuigi ametliku versiooni vastu räägib Kerro kõige rohkem. Video lõpus pani Kerro kaardid kõrvale ja tajus niisama asju. Äkki saame sealt mingeid vastuseid. Jättes kaardid kõrvale, üks mul silmad ette selline nägemus. On see parvlaev, on koht, kus autod tulevad sisse, luugid lähevad lahti, laev hakkab ära minema, luugid lähevad ülesse. Ta oli ju teel Rootsi, eks? Ja need inimesed, kes sinna laeva tulid, sealt poole pealt, on siuke pilt, kuidas need luugid lähevad. Laev sõidab, aga need autoluugid lähevad järsult lahti ja tegib üks suur raputus. Ma ei tea üldse, kas see nagu reaalselt võimalik on, aga mul on silme ees selline pilt. Need luugid lähevad täiesti lahti vee sees. Ja siis on kokkupõrge. Okei, vastuseid me küll ei saanud. Luuk avanes ja juhtus metafooriline või päris kokkupõrge. Kõik teooriad on laual tagasi, isegi ametlik. Okei, aga ta küsis paar küsimust veel jooksvalt, et äkki ta vastas neile kuidagi asjalikumalt. Küsingi siis sellise küsimuse, kas tõde, mis tegelikult Estonia laeval juhtus, saavad tavainimesed üldse selle kohta midagi teada või jääb see riikide vaheliseks saladuseks? Toob ära, et suured rahad on mängus ja ma näen kogu aeg noori mehi. Et selle taga peaksid olema punti inimesi, kus on meesterahvad. Inimesed võivad arvata, eeldada midagi, aga ma ei näe, et tõde tuleks päevavalgele, seda hoitakse liiga kiivalt. Ja kõik kaardid, kui ma küsin tõe kohta huvitaval kombel, kõik kaardid viitavad rahale. Et kui see tõde tuleks päevavalgele, siis justkui mingisugune rahaline osa või see panus saaks nagu riikidest otsa. See on kuidagi rahaga nii tugevalt seotud. Ma ei näe, et see oleks teadlikult tehtud tegu, et see Estonia põhja läks. Aga see oli läbi suure lolluse, lolli kaart tuleb. Ehk siis ei mõeldud kõiki samme läbi. No, kuna mina vaatan natukene teistmoodi, eks, siis ma võin öelda, et see oleks nagunii juhtunud. See oli saatus. See ei olnud teadlikult tehtud. Sest et lollikaart on iseenda halba olukorda panemine oma võimeid üle hinnates. No ilmselgelt sellepärast oligi vaja see kõik kinni mätsida, et sellest ei räägita. Liiga palju rahasid oli mängus. Mitte teadlik tegu, nagu õnnetus, lollus, halva disainiga laeva ehitamine, hunnik mehi nagu riigi salapolitsei, maffia või laeva insenerid, rahad nagu kompensatsioon surnutele, kui selgub, et laevafirma ehitas halva laeva, või et vigase disainiga laev sai loa avamerel sõita, või et müüdi teadlikult vigane laev avamere liinile sõitma.
või siis, et Eesti riik ei teinud laevale head kontrolli. Jah, Eesti riik on laual tagasi, metafooriliselt võib tähendada termin välismaa, mitte välismaa otsest sekkumist, vaid survet või midagi muud sarnast. Aga tundub, et Kerro ikka usub ametlikku versiooni kõige rohkem. Olgu tegelikult ei. Raha võib olla USA või Venemaa või maffia valuraha, et relvavedu avalikkusest ei tuleks. See võib olla kõik. Samuti ka loll olukord. See võib olla tõesti laeva halb disain, selle tellimine ja loa andmine, mis tähendab seda, et kõik Läänemere riigid on süüdi, kuid see võib ka tähendada, et Eesti arvas, et suudab Venemaa eest relvavedu salajas hoida ja maffiat ohjata. Me ei ole tõele lähemale jõudnud. Kolmandiku Estonia osast räägib Kerro laeva kaptenist. Äkki tuleb meil sealt mingeid vastuseid. Olen ka saanud palju küsimusi selle kohta, kas laeva kapten on siis elus või ta läks põhja koos laevaga. Ma ei vaata praegust hetke, vaid ma lähen tagasi siis minevikku. Kas tollel hetkel, kui Estonia uppus, jäi elama laeva kapten või läks ta koos laevaga põhja? Laeva peali. Halb algus. Oleks olnud väga hea, Kerro, kui sa oleksid kaptenit ta nimepidi kutsunud. Estonia pardal oli 2 kaptenit. Kapten Anderson, kelle surmas keegi ei kahtle, ja kapten Piht, keda nähti videol. Nüüd mina ei tea, kummast sa räägid. Ma olen täiesti kindel, et laeva kapten ei teadnud situatsioonist mitte midagi. Mis tema laevaga juhtuma hakkab. Laeva kapten tuli ilusti välja. Mina siin füüsilist surma ei näe. Mina näen äraminemist. Äraminemist, füüsilist surma ma ei näe mitte kuskil. Ja 2 korda tulevad mul välismaa kaardid. Ehk siis suure tõenäosusega võis see laeva kapten minna kuskile kaugemale, kus on mäed ja kus on vesi. Teda pidi sinna suuna mingi tumeda pealine noorem mees. Tuli teravate sõnadega. Ehk siis see ei saanud, äraminek ei saanud olla positiivne. Et see oli justkui nagu sundolukorras. Vot tõesti, ükskõik mis pidi ma ei vaata, siis ma ei näe füüsilist surma või uppumissurma, aga näitab jälle valikuid, ehk siis talt ei võetud justkui kõik valikud ära, vaid talle anti nagu valida, kuhu ta võiks minna või kuhu ta võiks uuesti elama asuda. Ja hästi huvitaval kombel mul on hästi palju meeste rahvaid tema ümber. Siuke tunne justkui tuldi, võeti ja läks. Justkui rebiti nagu ära. Seega Piht või Anderson kisuti laevalt minema. See võib tähendada, et agendid tulid ja tirisid või meeskond proovis neid päästa või rahvamass kiskus kaasa. Mitte ükski neist pole positiivne kogemus, seega see võib olla ükskõik milline neist. Üks neist ei surnud laeva uppumise hetkel. Mis hetkest me laeva uppunuks loeme? Kas siis, kui ta on külili, kui ta on merepõhjas? Mõlemad mehed võisid surra pärast laeva uppumist. Kas siis kereõõnsustes surnuks lämbudes või päästepaadis surnuks külmudes? Me teame ka seda, et Piht oli uppumise hetkel laevas. Teda nähti seal inimesi aitamas. Seega need valikud, kuhu minna, anti talle pärast päästepaati pääsemist. Ja see koht, kuhu talle lubati minna. Vesi ja mäed. Visuaalselt võib see tähendada ükskõik mida, kas või päästepaati ennast. Metafooriliselt võib see tähendada meil näiteks taevast või ükskõik mis piirkonda maakera peal. Kahju, et sa ei täpsustanud, mis kell ta suri. Saaks kohe teada, kas Estonias, kuskil Himalajates või päästepaadis või kas ta üldse suri. Video lõppedes on kõik teooriad veel laual. Nii laeva uppumise kui ka kaptenite saatuste osas. Ja selline oli siis Marilyn Kerro ennustus Estonia uppumise kohta. Ja kõikide teiste selgeltnägijate ennustused ükskõik millisel teemal on täpselt samasugused ja nad on meelega täpselt samasugused. Mitte ükski selgeltnägija ei vasta jah-ei küsimusele. Nad ei suuda üldse konkreetselt mitte millegile vastata. Sest siis nad teavad, et nad võivad eksida ja inimesed võivad mõista, et neid ei tohi tõsiselt võtta. Nad laavad terve paki lauale laiali, kuni saavad kaardi,
mis ütleb midagi nii üldist, et mitte keegi, isegi nemad ei saa sellest aru. Marilyn Kerro ei tea, mis Estoniaga juhtus. Ta isegi ei tea vandenõusid ja inimesi, kellega need seotud on. Ta teab, et kui ta hästi aeglaselt räägib ja hästi üldist juttu räägib, ei jaksa tema vaatajad seda juttu kokku võtta ja kuulevad ainult osa jutust, millega nad nõustuvad. Seega Kerro peab võimalikult hajutama nii palju erinevaid teooriaid kinnitavat juttu terve video peal laiali, kui vähegi võimalik. Isegi siis, kui need üksteisega vastuolu lähevad, ei ole sest midagi hullu. Lihtsalt ütle vahepeal midagi, mida sa tead, aga teeskled, et sa just avastasid selle. Nagu fakti, et Estonia oli teel Tallinnast Rootsi. Kuidas keegi seda ei tea, on müstika iseenesest. Ja muidugi peab su sõnavara olema täis metafoore, et vajadusel saaksid sa oma juttu kallutada ühe või teise vandenõu poole. Kuid tegelikult pole Marilyn Kerrol vaja sedagi teha. Kõik teavad, et mitte keegi ei jaksa tema sõnu kokku võtta. Ning nagu TV3 Kanal 2 tegi eelmine aasta, laseb ka Marilyn Kerro ainult 1% kogu oma jutust korrata ja kinnitab sellega, et pani täppi, mis sest, et 99% oli täielik lurr. Ja kui tõesti mõni täielik idioot su jutu kokku võtab, saad sa alati niimoodi väita. No siin ma võin täitsa kindlalt väita. Siin tuleb 2 kaarti, minu jaoks on need kavaluse kaardid, ehk siis meile räägitakse natukene ja väga palju jääb rääkimata. Ja sellega ta ütles järgnevat, et ametlik versioon on õige või arvelev on õige või pomm on õige, aga tegelikult on siin veel midagi, mida me mitte kunagi teada ei saa. Ja te ei saa mitte kunagi kontrollida, kas meil oli õige või vale. Kõik võidavad. Eriti mina sellises stsenaariumis. Ja lähme viimase teema juurde, mis siin videos selles lõigus kerkis. Marilyn, kuidas sa reageeriksid, kui ma ütleksin sulle järgnevat? Ma tean ühte inimest, kes mõned aastad tagasi vägistas ja tappis 10 last. Ma tean seda, kuna ma nägin seda pealt, oma koduaknast. Keegi teine ei tea. Politsei andis juba alla, vanemad elavad teadmatuses ja laste surmade eest pole õiglust tasutud. Ja see vägistaja, tapja on veel vabaduses ja võib iga kell uuesti teha seda. Ma võiksin politseisse minna ja neile vihje anda, suunata neid. Aga see ei ole minu asi seda teha, see pole minu koht sekkuda nende uurimisse. Mis sa arvaksid minust, kui ma sulle nii ütleksin? Sest et sina ütled seda oma videos üle 900 surnule, nende peredele ja üle 10 riigile, kes janulevad õigluse ja tõe järele. Aga ma ei taha selle kohta rohkem rääkida. Mõni asi võibki müsteeriumiks jääda, võib-olla peabki jääma. Mina oma nina. Sinna liiga palju toppida ei taha. Minu jaoks on pilt selge. Kuid nagu ma ütlesin selles videos korduvalt, Marilyn Kerro tegelikult ei tea mitte midagi ja tal pole mitte mingit selgust mitte milleski. Ja ma loodan, et see üks kuulus näide, Estonia, tema jõhkralt pikast videost aitab inimeste sellest aru saada ja teda ei võeta enam nii tõsiselt. Kerrost tuleb videosid veel. Tuleb uusaasta video, tema saate video ja mõningad videod tema YouTube'i kanalist. Järgmise videoni.